Tere päevast! Ja mul on rõõm näha nii palju vilistlasi, kes ma näen juba on ammu lõpetanud ja ikkagi tulnud siia uue majja. Ja täna ma räägin teile sellisest teemast mm, nagu loomingulisus ja tehisintellekt. Vahepeal tundub nagu räägime viimastest muusikamudelitest ja katsume, kuidas nad töötavad. Ja põhimõtteliselt esitus on demo, kuidas kirjutada laulu, sellist Frankenstein laulu, kasutades nii palju kui võimalik erinevaid masinõppemudeleid. Ja vahepeal tundub, nagu tehisintellekt tahab meie eest kõike ära teha ja ta tahab nüüd meie eest kunsti teha ja joonistada ja muusikat kirjutada. Ja see ei ole päris see, mida me tahaks võib-olla. Me tahaks ise nautida loomingulisust ja võib-olla selline pilt on natuke parem, et tehisintellekt aitab meid paremini ja kiiremini prototüüpida, proovida ideid, samamoodi nagu tehnilistest aladest, nii ka kunstis. Ja täna räägime sellest, kuidas seda teha. Ja protsess hakkab käima niimoodi, et me võtame inspiratsiooniks ühe meloodia nii sümboolses formaadis ehk nooti ja lindistame, et meil oleks 2 muusikaformaati, millega edasi mängida. Ja siis sellest meloodiast proovime siis teha lõpuks üks laul. Ja teises etapis me katsetame erinevate stiilidega, mis võiksid sobida sellele meloodiale, laseme tehisintellektil sellele meloodiale genereerida erinevaid nagu variante. Kasutades tingliku generatsiooni, siis 3. etapis me võtame see meloodia sümboolses formaadis ja genereerime sinna saatepartii. Võtame välja sellest saatepartiis mõned hääled, lindistame, proovime teha hääle ülekande ehk vocal cloning ehk me võtame kellegi teise häält ja laseme tal laulda see laul. Ja siis 3. viimases etapis genereerime siis see saade sobivas stiilis sellele meloodiale. Ja selleks kasutame igasuguseid mudeleid, mis tänapäeval olemas on, transformereid, difusiooni ja inpaintingu tehnikat, masked generation, nagu kõike, mida on olemas. Ja kes tahab ise järele teha ja näiteks enda lauluga sama protsessi proovida, siis minge sellel lingil, seal on Jupyter Notebook, on parem, kui te saate seda katsetada klasterarvutil ehk näiteks Colab keskkonnas, sest see on üsna nõudlik protsess, ta nõuab häid arvutusressursse. Väga enda lapakas väga ei tule välja. Ja nii. Ja siis just praegu, umbes nädal tagasi toimus üks konverents, kus esitlesime koos etnomusikoloogidest kolleegidega ühe uue andmestiku ja seal on siis Ukraina laulud väga põhjaliku metaandmetega ja selline andmestik valmis siis digitaalsete musikoloogide tööks ja siis tahtsin sellest andmestikust midagi võtta. Võtsin ühe meloodia, mis on sellise kurva sisuga laul surmast. Kuna see on rahvusmuusika, see on siis matmise rituaalist võetud laul. Väga ilus. Ja Ukraina muusika on selline keeruline, seal on rütmivahetusi, nagu näete, et siit on 3/4, 4/4, jälle 3/4, siis lõpus on 5/4. Ja seal on modulatsiooni, et selline huvitav meloodia. See kõlab niimoodi.
läheb siis vaja nii seda audiosalvestust sellest meloodiast kui ka seda nooti. Nii. Siis esimese etapina me võtame muusikagen transformer mudelit, mis oli Meta poolt 2023 avalikuks tehtud. Noh, kuna muusikaga on alati probleeme, et ei ole kättesaadavalt võtta copyright itud materjali, siis praegu see probleem on natuke leevendatud selle poolest, et inimesed hakkasid vähemalt mudelite kaalud ehk parameetrid, mudelite parameetrid välja lasta, et nendega saab edasi midagi eksperimenteerida. Ja neil on andmestikud, ma võtsin ainult mudelid, kus need andmestikud on muusikast, mille jaoks artist on andnud luba, et on lubatud genereerida ja teha mudeleid. Ja need on tavaliselt production music kataloogid ehk muusika, mida kirjutatakse selleks, et panna taustaks reklaamidesse, televisiooni, filmidesse ja siis sellised suured kataloogid ja te võite osta, see ettevõte võib osta endale litsentsi ja treenida selle peal, sest on hästi palju mudeleid, mis ei ole eetilised, nagu näiteks Suno, kes on Sunoga proovinud midagi genereerida? No okei, paar inimest on proovinud ja selliseid on siis palju. Aga selles loengus, selles demos me ei kasuta selliseid. Nii, ja see on siis transformer-based decoder ja sellel on võimalus anda talle sisendiks teksti, mis kirjeldab, mis stiili te tahate ja meloodiat ja ta teeb conditioningu selle meloodia peal. Aga seal on üks nõks, ta ei ole päris meloodia, ta on chromogramm sellest meloodiast ehk selline esitus, mis hakkab oktaveid segama. Ja me kohe näeme, kuidas ta seda teeb. Nii. Ja siin on siis, ma näitan, kuidas see chromogramm välja näeb. Vot see pilt siin ongi see chromogramm ja siin me hakkame siis vaatama, kuidas see meloodia. Ja siis ta üritab oma valmis tehtud muusikas teha nii, et valmis tehtud muusika chromogramm oleks võimalikult sarnane sellele. Nii, ja siis esimene prompt on teha arranžeering, mis on Björkiga sarnane. Seal oleks viiulid ja elektroonilise muusika elemente. Ja see oleks emotsionaalne. Nii, ja siin on see, mis see mudel on tehtud. Ja te võib-olla märkasite, et ta läks teise oktavi. Ma panin siin lühikesed lõigud. Nii, järgmine on siis filmi soundtrack, kus oleks orkestri. Ja siis ma proovisin veel mõnda muud stiili, metalli ja rocki ja igasuguseid stiile, kuidas nad sobivad. Mulle tundus, et võib-olla elektrooniline muusika on see, mis siia sobiks. Nii. Siis kolmandas etapis, kui ma tean nüüd, mis saade ma tahan sellele meloodial, mul on vaja genereerida taustavokaalid. Ja selleks ma kasutan Polyfusion mudelit, mis on meil diffusiooni tüüpi mudel. Ta võtab sisendiks meloodia sümboolsel kujul ja siis sinna hakkab lisama nii saatepartiid kui ka taustavokaalid, kui mis iganes
seal meloodiast allpool on, kasutades embedding tehnikat. Ja lisaks sellel mudelil on hea see, et sellele saab anda ka akordid, mida te soovite, ehk annate meloodiad, annate harmooniad, mida te soovite sinna panna, ja treenitud sellise andmestiku peal. Ja siis see on siis need akordid, mida ma andsin, ehk ma pidin sisestama mingeid akorde, mis minu arvates siia sobivad. Ma vabandan, aga selles ruumis ongi selline väga vaikne heli. Nii, ja nüüd on siis see saade, mida ta on mulle genereerinud Polyfusioniga. Ma ei hakka seda mängima, sest me varsti niikuinii seda kuuleme. Aga te võite näha, et ta on sellise huvitava rütmiga. Kuna ta genereerib midisse, siis vahepeal ta võib näha veidralt, et ei ole nagu päris inimese poolt kirjutatud noot, ehk need noodid on noodistatud mitte selles kohas, kus me ootaks, ja nagu oleks kirjutatud mingi pianisti jaoks, kellel on vähemalt 8 sõrme, aga jah. Nüüd me võtame siit selle alumise joone ja sellest natuke redigeerime ja teeme taustavokaalid. Ja taustavakaali ma tahan, et laulaks keegi teine, ja ma kasutan selleks voice cloning tehnoloogiat, ehk ma lindistan esialgu ennast ja siis kellegi teise inimese hääl hakkab laulma sama meloodiat. Ja see on ka selline nagu küsitav tehnoloogia, aga siinkohal ma olen kasutanud ühe Kanada artisti, kes on nimelt lubanud enda vokaali niimoodi kasutada ja ütles, et nagu te võite minuga koos kollaboratsiooni teha, kasutada minu häält enda laulude jaoks. Kui see läheb kommertsiliseks, siis ma peaksin saama sellest pool tulust. Praegu ta ei lähe kommertsiliseks. Ehk alguses kuulame, kuidas see meloodia kõlab minu häälega ja siis selle Kanada artisti häälega. Nii. Ja siis järgmiseks asjaks, mida ma tahtsin kasutada, oli 2 mudelit. Üks oli SingSong, mis on selline. Te võite Woke up today, so much to say, buried under feelings, hiding and revealing. Wouldn't it think? Ja siis ta lisab sinna saade. Woke up today, so much to say, buried under feelings, hiding and revealing. Wouldn't it think? Kahjuks ma ei saanud selle mudeli kätte endale, sest nad ei ole ega mudeli andmeid ega mudeli parameetreid välja pannud. Võib-olla tulevikus. Siis ma tahtsin proovida Stable Audio 2. Sellest on olemas esimene versioon, mis on natuke halvadest andmetest ja sellest on olemas parameetrid. Kui te lähete sinna demosse, siis te näete neid. Aga selle mudeli saab suht samamoodi kasutada conditional generationiks, ainult et ta ei töötanud. Nii et me tegelikult lõpulauluks võtamegi selle Polyfusioni sümboolse skoori, teeme selle heliks ja selline on meie lõplik laul.
ja see oli kõik. Aitäh! Aitäh! Meil on aega üheks väga kiireks küsimuseks. Panen selle viimase slaidi teemaga, et saaks. Ma küsin siis ise, mis on su lemmiklaul? Minu lemmiklaul? Mul on tegelikult üks, mis mulle väga meeldib. Ühe Portugali laulja laul, kus on kokku segatud just erinevaid stiile. Seal on nii klassikalist, nagu sellist modernset klassikalist interluudi kui ka vokaali. Selge. Aga suur aitäh ja meil on ka väike kingitus sulle